20-aastane Sven-Erik Kalda saabus täna kohtusaali julge stiilivalikuga. Noormehe keha kattis dollarite mustris ülikond ning viimastele kuudele vahi all viitas ainult asjaolu, et pintsaku esimeses taskus oli riides salvrätiku asemel WC-paber. Siinkohal aga pilku püüdev ülikond ei aidanud, sest paragrahv, mis noormeest ootas, oli karm. Tsiviilkäibes keelatud tulirelvade ja tulirelvale mõeldud lasersihiku ebaseaduslik käitlemine. Noormehel oli tõesti väga suur huvi relvade vastu ja tal oli võimekus neid relvasid ise ümber ehitada, täpsemalt siis hoiatussignaalpüstolitest teha ümber tulirelvad. Ja tuvastatud on ka see, et ta on enda teadmisi relvade ümberehitamisest jaganud ka teistele. Kalda armastus relvade vastu sai alguse juba teismelisena. Oma teadmised kogus ta sotsiaalmeediast ning hiljem jagas seal neid omakorda ka teistega. Seejuures teadis noormees hästi, et tema tegevus on ebaseaduslik, sest relvi ei hoidnud ta kodus, vaid erinevates peidikutes. Kokku heideti ette talle siis 3 juba tulirelvaks ümber ehitatud relva käitlemist ja tal olid ka mõned sellised ehitusetapis relvad, mida ta oli planeerinud ümber ehitada. Millega ta siis nii-öelda vahele lõpuks jäi? Ta jäi vahele seetõttu, et ta oli peitnud enda relvad kohta, mille siis juhuslik möödakäija avastas. 20-aastane Sven-Erik Kalda üritas kohtueelsest menetlusest kõrvale hiilida ning põgenes Tšehhi, kus ta hiljem ka kinni peeti. Oma vanematele ta sellest aga ei rääkinud, mistõttu hakkasid vanemad teda politseiabiga taga otsima. Alates detsembrist on Kalda olnud Tallinna vanglas vahi all. Tänasel istungil läks noormees prokuratuuriga kokkuleppele ning talle määrati 5 aasta pikkune vangistus, millest reaalselt tuleb ära kanda 11 kuud. Relvade lähedusse ei ole noormehel asja ka pärast vangileiva maitsmist. Minu hinnangul see on piisav karistus. Esiteks tuleb ju arvestada isiku noort iga ja samuti seda, et tegemist on varasemalt karistamata noormehega ja ka seda, et kui ta reaalsest vangistusest vabaneb, siis ta peab ka täitma kriminaalhooldusnõudeid. Joonatan Hallik peab siiski tänast karistust oluliseks edusammuks, sest ümber ehitatud relvad levivad täna tänavatel kontrollimatult ning kujutavad elanikele väga suurt ohtu. See on tõesti töövõit, et meil oli võimalik kohtu alla anda inimene, kes on neid relvasid ümber ehitanud. Nende edasiandmisel on võimalik siis ju selline olukord, kus teine inimene paneb uue kuriteo, kas siis lihtsalt selle valdamise, käitlemisega toime või siis sellega saab ju tegelikult väga raskeid või isegi surmavaid kehavigastusi tekitada.